Tere kõigile kuulajatele. Meie tänaseks teemaks on selline põnev teema, et kuidas siis on inimene saanud alguse. Kindlasti oled kuulnud 2 erinevat lugu. Üks, mis räägib ahvist, arenemisest, evolutsiooniteooriast ja kõigest sellest, kuidas erinevad rassid, liigid on saanud alguse läbi selle, et on olnud siis valik, kes tugevam jääb peale erinevatest segunemistest ja siis on teine pool sellest, kuidas Jumal lõi Aadama ja Eeva ja sealt me oleme kõik alguse saanud. Et kui sa oled vähegi sellesse kunagi süvenenud, mõelnud, siis võib tekkida päris mitu konflikti oma peas, et kumb siis õige on või et kuidas need 2 lugu üldse omavahel kokku sobituvad. Ja minuga on siin kaasas täna ka Eda Lehesmets, kellega koos me seda teemat natukene laiemalt arutame. Kuidas sinu arusaam, kuidas sina senimaani oled mõelnud sellest, kuidas inimesed on saanud alguse? Tere minu poolt ka. Minu isiklik kogemus, kui ma mõtlen, kui ma olin laps, siis minu vanaema oli usklik inimene ja me elasime Toompeal Toomkiriku vastas ja vanaema käis ikkagi pühapäeviti meil kirikus ja rääkis mulle ka lugu Aadamast ja Eevast, kuidas inimesed on sündinud. Ja siis, kui ma läksin kooli, siis ma sain teada, et inimesed on pärit ahvist ja siis oli nagu üks selline suur konflikt minu peas, et nagu 2 täiesti vastandlikku või ebaloogilist asja minu jaoks. Ma ei osanud tookord ühtegi seost näha, loogiline ju. Ja keegi ei osanud vastata ka, polnudki kellegi käest küsida. Aga tänu õpingutele Ukraina Teaduste Akadeemias on avanenud minu jaoks siis see tõde. Ja see tõde on tegelikult kirjas ka Urantia raamatus. Et võib-olla me siis täna räägime natukene rohkem siis selle päris loo lahti sinuga. Ja sellele raamatule lisaks, kes nüüd huvi tunneb rohkem selliste tõeliste lugude vastu, siis raamatule lisaks on ka võimalik kuulata YouTube'is Natalja Rodina otsesaateid, kus ta ka päris tihti puudutab seda teemat inimese evolutsiooni, arengut, sest et see on see eesmärk, miks me üldse siin maailmas elame. Just. Ja tegelikult võibki käsitleda ühte, võib ju nagu mõelda, et üks on selline teoloogiline muinasjutt ja on justkui nagu läbi sümbolite kirjeldab seda, aga siiski see on olnud läbi sajandite ja läbi aastatuhandete selline lugu, mida inimesed on ka tõsimeeli uskunud ja ka siiamaani, eks ole, tõsimeeli usuvad, et sa nii-öelda nagu kogu siis see evolutsioon või ütleme, et kogu inimese areng sai alguse siis lihtsalt Aadamast ja Eevast, aga et kui sa paned sinna juurde kõik need muud arheoloogilised leiud, kõik see, mida me täna ka läbi teaduse, läbi geneetika teame, et siis võib tunduda nagu üsna naljakas või mõelda, et kuidas need siis omavahel nii-öelda nagu klapivad või et samasugune selline idee, et kuidas lapsed sünnivad, et osad nagu tõsimeeli justkui usuvad, et toobki kurg, et sellel ühtegi muud selgitust, me ei tea, kus ta toob, mis ta toob. Kapsast toob. Kapsast toob, on ju, kuidas ta sinna kapsa sisse saab, et üks on nagu selline natukene muinasjutuline ja teine on siis see koht, kus me täna tegelikult läbi faktide, läbi teaduse, läbi uuringute teame täpselt, kuidas siis tegelikult lapsed sünnivad. Et siin on võib-olla selline väike sama paralleel, et tegelikult ühtepidi mõlemas on mingisugune nüanss, mingisugune tõde, aga et kus see siis täpselt täna on, et sellest me tahakski natukene laiemalt rääkida. Jaa, mõlemad ongi tõesed, lihtsalt Aadam ja Eva on ajaloolised olevused, kes siis toodi meie planeedile, aga nad ei olnud esimesed inimesed. Sest esimesed inimesed on juba teadlaste poolt on täna siis kindlaks tehtud, et kogu inimrass on alguse saanud ühtedest vanematest, et olid ainult ühed vanemad ja sellest geneetiliselt on siis arenenud kogu planeedi inimkond. Aga Aadam ja Eeva on siis olevused teiselt planeedilt. Need on paarisolendid, keda Jumal ongi loonud paaris, meespool ja naispool. Ja nende missioon kosmoses ongi planeetidel täiendada DNA-d. Et kui olendid viiakse
planeetidele ja nad alustavad oma evolutsiooni, siis teatud evolutsiooni etapis täiendatakse olendite DNA-d. Kuna Aadam ja Eva on täiuslikud olendid, siis ka nende DNA on täiuslik, nad on surematud, nad on omal planeedil ja nad tulevad samamoodi meie universumist ja neid siis pannakse erinevatele planeetidele täiendamaks siis selle kohaliku olendi, teeme konkreetselt siis nagu meie planeedil, siis selle inimese DNA-d. Et meie planeedile Aadam ja Eva tulid 48 000 aastat tagasi, ehk siis mõned aastad vähem, aga ümmarguselt siis 48 000 aastat tagasi. Ja nad tulid sellele planeedile sellel hetkel, kui meie planeet oli juba langenud läbi Lutsiferi ülestõusu, mis toimus siis Jerusalemmis. Ja see langenud planeet oli tegelikult kohutavas olukorras. Siin olid sõjad, röövimised, tapmised, valitses seadus jaga ja valitse, mis valitseb siiamaani. Ja see oli siis peaingel Miikaeli otsus. Tema siis nagu on meie planeedi looja ja olendite ehk siis meie looja. Ja see oli tema otsus saata siis sellele planeedile selle inimkonna päästmiseks Aadam ja Eva, üks paar. Tavaliselt tulebki siis planeetidele üks paar, Aadam ja Eva. Ja piiblis me teame, et need tulid justkui siis tulid siia Eedeni aeda, et see Eedeni aed oli siis ka füüsiline koht siin maa peal. Kuidas on seotud see Eedeni aed ja üldse Eeden? Et kust on tulnud see Eedeni aed ja kas seda on kuskilt võimalik maa pealt leida? Tänaseks Eedeni aed kui koht on siis Vahemere põhjas. Et 48 000 aasta jooksul on väga palju muutunud meie planeedil erinevad piirjooned, mis on vee all, mis on tõusnud, mis on langenud. On nagu te teate kõik, et kunagi oli planeet nagu vaid kontinent nagu Atlantis. Ja siis Eedeni aed on siis saanud oma nime Edeemia planeedi põhjal, kus on siis imeilusad aiad. Ja tõesti, see oli siis Jumal Van, kes leidis inimeste hulgast 3000 vabatahtlikku, kes olid siis rohkem arenenud inimesed. No tookord inimesed olid ka, me ei saagi teda võrrelda tänapäeva inimesega, et nad olid ikkagi sellised pigem loominimesed, aga sellele oli juba eelnenud mitusada tuhat aastat arengut ja siin olid olnud siis meie mõistes nagu jumalad, aga tegelikult siis see planetaarne komisjon eesotsas Daligastiaga 100 olendit erinevalt, kõrgelt arenenud olendid erinevalt planeetidelt, kes siis tulid sellele planeedile, et arendada seda metsikut inimest. Aga tookord oli juba see planeet jõudnud oma arengus nii kaugele, et enim arenenud nõnda nimetatud siis need metsikud inimesed, 3000 vabatahtlikku, hakkasid ehitama Vahemere saarele just nimelt siis seda nõnda nimetatud kodu Eedeni aeda Aadamale ja Evale. Et see ehitus kestis 83 aastat ja siis kui Aadam ja Eva siia saabusid, siis sinna nad ka elama pandi. See oli hästi kindlustatud, see oli väga ilus nagu paradiis siin maa peal. Kindlustatud selles mõttes, et see kohalik metsik elanikkond sellelt võis oodata mida iganes. Aga kuna ta oli ümbritsetud merega ja hästi kaitstud, siis seal nad tundsid ennast suhteliselt nagu kaitstult, kuigi Daligast ja kellel tolleks ajaks oli juba võim nagu ära võetud, ta otseselt ei juhtinud planeeti, ta ei olnud enam planeedi vürst, tema õigused ta oli kaotanud, aga Daligast ja kes siis juhtis planeeti peentasandil, ta oli loonud selleks ajaks juba maatriksi, eks siis selle juhtimissüsteemi, langenud juhtimissüsteemi, see on siis selle miinusmärgiga juhtimissüsteem ja sellega siis püüti hoida seda metsikut inimest kuidagi kontrolli all
aga siis ta oli kasti ja samamoodi läbi selle maatriksi püüdis teha kõik, et Aadamal ja Eeval ei õnnestuks siin täita oma missiooni. Ja Aadama ja Eeva missioon oli siis elades siin sellel planeedil sünnitada 1 600 000 järglast. See on siis lapsed, lapselapsed ja niimoodi põlvkondadega edasi kuni siis 1 600 000 järglast. Et see oli nende missioon siin planeedil. Ja kui me nüüd räägime sellest, et ka väga palju, et Eedeni aiast ja seal oli üks puu ja seal olid keelatud viljad, et me kindlasti saamegi aru, et nende tuhandete aastate jooksul need lood on moondunud ja võetaksegi just mingisugused nagu sellised sümbolid, et noh, nii nagu sellised külajutud mingil hetkel lähevad liikuma, et on need inimesed, kes teavad, mis päriselt toimub, mis seal hetkel toimus ja siis, kui üks räägib ja teine räägib ja kolmas räägib ja vastavalt ka omale pannakse natukene fantaasiat juurde, et siis mis on selle Eedeni puu ja selle õuna taga? No see puu oli tegelikult olemas ja see oli elupuu, seda kutsuti elupuuks ja seda elupuud tegelikult kasutasid kõik planetaarse komisjoni liikmed, kes siis olid surematud. See puu toodi Edemiast, Edemia planeedilt ja selle puu omadus on hoida rakud pidevas uuenemises. Et kui sa seda tarvitad selle puu viljasid, siis need, kellel on antud surematu DNA, siis nemad uuendades läbi selle vilja, see vili mõjutab siis inimese rakke või selle olendi rakke niimoodi, et nad kogu aeg uuenevad. Et inimene ju sureb sellel põhjusel, et lõpuks surevate rakkude osakaal saab suuremaks kui uute rakkude osakaal, organism väsib ja lõpuks inimene siis läbi haiguste ja läbi kõige selle kurnatuse siis lahkub füüsilisest kehast. Et sellest, et surma pole olemas, me oleme rääkinud juba väga paljudes podcastides. Aga see oli siis selline konkreetne puu, mida nimetati elupuuks ja kõik need komisjoni liikmed, kes siia saadeti, nemad kõik tarvitasid selle puu vilju. Ja nad ju olid siin ju mitusada tuhat aastat ja arendasid seda metsikut inimest ennem kui toimus ka 300 000 aastat konkreetselt. Ja nad ju arendasid seda metsikut inimest ennem kui toimus see Lutsiferi ülestõus. Ja Aadam ja Eeva samamoodi, sinna saarele istutati see puu ja nemad kasutasid selle puu vilju. Samamoodi, kuna nemad on olenditena surematud, nad on materiaalsed pojad, nad on siis looja materiaalsed pojad, nad on füüsilises kehas ka oma planeedil, siis siin, kui nad said sellel planeedil taastati nende füüsiline keha pärast siia toomist, siis tarvitades selle puu viljasid, suutsid nad säilitada nii kaua, kuni nad siis elasid, surematutena rikkumata ära oma surematuse geeni, suutsid nad olla noored, ilusad, värsked, sest et pidevalt rakud uuenesid. Ja selle taga ei ole tegelikult mitte midagi müstilist. Et meie lihtsalt surelikena oleme harjunud nägema algust ja lõppu, sündi ja surma, aga väga paljud olendid on loodudki kosmoses surematutena, ehk nad luuakse sellisel moel, kus nad pidevalt toimub uuenemine, rakkude uuenemine, DNA uuenemine ja nemad ei vanane, vaid lihtsalt nemad saavad kogu aeg targemaks, kogenumaks. Ja, no meil on ka planeedil selliseid taimi, mis tegelikult on ju igikestvad, et nad lihtsalt uuenevad kogu aeg. Aga kuidas, kas on seos selle õuna ja pattu langemisega, et kuidas seda mõista? Kas ka jällegi, eks olete selline, mõni loeb seda välja kui teatud mingisugust sümbolit ja sellist jutustus sellest, et see pruukingi täpselt nii olla. Kas selle kohta on ka informatsiooni? Ja, selle kohta on samamoodi olemas informatsioon. Ja seda küll Urantias on väga nagu lühidalt kirjutatud, aga keda huvitab, saab üle lugeda, vaadata. Et see õun kui pattu langemise sümbol,
et ega seal ei olnud mingit vilja, sest tegelikult oli niimoodi, et see oli Dalikastia kuri plaan meelitada Eevale lähisuhe maise inimesega. Olles siin planeedil sellises olukorras, kus nad olid eraldatud muust informatsiooniallikast, kõrgemast informatsiooniallikast. Miks see nii oli? See oli sellepärast, et kuna toimus Lutsiferi ülestõus ja meie planeet eesotsas siis planeedipüsti Daligastiaga allus Lutsiferile ja võttis vastu Lutsiferi seadused ehk siis jaga ja valitse, tänu millele tekkis siin tohutu kaos. Pärast arengut tekkis tohutu kaos. Ja kuna nemad võtsid kasutusele selle miinusenergia, ehk siis me nimetame seda ka kurjuse energiaks ja sellega kaasnes siis kurjus, agressiivsus, tohutu degradeerumine, siis need planeedid, kes läksid langusesse koos Lutsiferiga, kes läksid kaasa Lutsiferi ülestõusuga, siis nende planeetide kontuurid eraldati Jerusalemi kontuuridest. Ehk nad ei saanud kätte enam seda jumalikku algenergiat, seda informatsiooni, neid programme ja et see informatsioon, programm, energia, et nad olid sellest ära lõigatud. Ja nagu ma ennem juba korra mainisin, eks, et siis Dalikastia lõi siia oma maatriksi süsteemi ja meie planeet kuni tänapäevani on isolatsioonis. Et ainult inimesed, kes oskavad tänu oma puhtale energeetikale, mõtlemisele, kes on loobunud jaga ja valitse programmidest teadlikult, nemad saavad kätte selle puhta energia läbi teatud kanalite. Aga tookord planeet oli samamoodi isolatsioonis ja siit ei saanud kätte seda puhast informatsiooni, siis nad küll teadsid, kuhu nad tulevad, neile tehti väga tugev instruktaaž, mis siin tegelikult toimub, aga tulles siia nad olid ikkagi täiesti šokeeritud, kui madalale üks inimrass võib langeda, kasutades just nimelt neid miinusprogramme. Me näeme seda tänapäeval samamoodi. Siiamaani pole sõjad lõppenud. Ja olles siis nendes miinusprogrammides, nad tegid omalt poolt väga palju ja mõtlesid väga palju, kuidas päästa seda inimkonda üldse. Sest et inimkond oleks ennast ise ära hävitanud tänu sellele julmusele, mis siin siis tegelikult toimus. Ja see Dalikastia kuri plaan seisnes siis selles, et kui Eeva saab lähisuhte inimolendiga, kes oli siis surelik, siis ta saab oma organismi selle inimese DNA, kogu selle informatsiooni, ehk siis saab sureliku geeni. Ja sellisel juhul ei saa nad enam Aadamaga puhtaid järglasi. Ja see oligi see, nagu see pattu langemine. Aga Eeva läks selle pettuse ohvriks mitte teades, mida ta teeb, vaid tõesti soovist päästa inimkonda, kuna Dalikastia tol hetkel rääkis Eevale, isegi mitte Dalikastia, vaid Dalikastia kasutas vahendusisiklikud Serepaatiat, kes oli siis Aadama ja Eeva sõber, aga Dalikastia Serepaatia me saame järeldada, et see ongi justkui nagu serpentiin, ehk siis madu on ju. Ja, et Serepaatia oli siis see, kes rääkis Eevale augu pähe, et kui sina, Eeva, saad lapse maise kuningaga, siis hullunud inimmass, kes siin oli, et siis nemad ei, niikuinii Aadamat Eevat nad ei tunnistanud, sest et esiteks nad nägid teistmoodi välja. Nad olid, helendasid, nad olid küll inimeste kehad, aga nad olid pisut teistsugused ja nad ei võtnud omaks nende filosoofiat, sest et nad tulid siia ikkagi ju kõrgemas teadvuses. Aga siis Serepaatia suutiski Eevale augu pähe rääkida, et saada siis lähisuhetes laps selle inimkuningaga ja nende esmassündinud, ütleme siis selle Eeva ja Serepaatia siis see poeg, kes sündis Kain, et sellest lähisuhtest sündis Kain, aga sellest sai alguse siis kogu selle nende missiooni
langus, sellepärast et Eeva sai sureliku geeni ja pärast ta isegi ei konsulteerinud alguses Aadamaga, aga see oli selline, ma ei ütle isegi meeltesegadus, vaid ta tegi seda heast parimatest soovidest, sest tõesti talle räägiti ilusti see auk pähe, see nagu vaata piiblis on, eks see usk, kes siis räägib, aga siis see repaatia rääkis talle augu pähe, et siis laps, kes sünnib, tema saab inimeste kuningaks ja suudab siin planeedil korda luua koos teiega siin ja ühesõnaga kogu see legend. Aga siis Aadam, Eva läks pärast seda, rääkis Aadamale loo ära, siis Aadam samamoodi, nad ei saanud enam jätkata oma missiooni, et täies ulatuses, nii nagu oli Aadam samamoodi, läks siis ühte sellisesse suguharru ja hakkas siis seal viljastama naisi, et tulid, need on siis nagu need segaverelised sündisid, aga see on rohkem siis ikkagi nagu paremate geenidega kui see päris inimene, nõnda nimetatud see kohalik metsik inimene, kes siin siis oli. Et aga see ei olnud mitte siis sellest, ütleme, see kõik on nagu sümbolites piiblis välja toodud, et seal ei ole otseselt mingit valet, aga need sümbolid on siis natukene teistmoodi keeratud. Aga tegelik lugu ongi siis jah, selles, et mingit õuna ammustamist ei olnud, oli lihtsalt lähisuhe inimkuningaga, tänu millele sündis siis Kain. No mis pärast seda Aadamast ja Eevast sai? Aadam ja Eeva elasid vist üks oli, praegu täpselt ei mäleta, 511 ja üks oli 518 aastat ja nad surid oma füüsilistes kehades siin maal, aga ennem seda nad veel kolisid Ararati mäele ja nad läksid ära oma sealt Eedeni aiast ja kolisid Ararati mäe piirkonda ja nende järglased, siis on siis meie teame tänapäeval seda hõimu kui sumerid, et siis nende järglased sumerid olid siis seal, elasid veel pikka aega, aga nemad siis sinna ka maeti nende füüsilised kehad. Et aga tänapäevaks Aadam ja Eeva on läbi käinud oma selle patukahetsusteekonna, nad said oma veast aru, neil on andestatud. Nad on täna Jerusalemmis ja kuna nende missioon jäi täitmata, siis sellel hetkel, kui meie planeet taaskord läheb kuldajastusse ja ka meie planeedil lõpeb ära kõik see, me teame läbi kvanthüppe, lõpeb ära kõik see hullumeelsus, mis siin on, siis nad tulevad ja jätkavad oma missiooni, sest et see on vaja ikkagi lõpule viia. Jah. Sellega seoses, sa mainisid ka nii-öelda seda pattu ja selles piiblis räägitakse ka nii-öelda siis sellest pattu langemisest ja päris patust ja väga paljud inimesed siiani, kes on usklikud ja kes võib-olla usuvad kogu seda sellist sümboolset lugu, peavad ennast väga siis patuliseks ja tänu sellele siis ka piinatakse ennast või et kogu elu keerleb selle ümber, kuidas siis sellest päris patust lahti saada, et kas kuidagi moodi on see ka loogiliselt selgitatav, et kas me kanname kellegi teise tehtud pattu edasi või on see lihtsalt üks viis, kuidas inimesi hirmutada jällegi? See on üks viis, kuidas inimesi hirmutada. Igaüks kannab enda pattusid. Et mitte keegi ei vastuta kellegi teiste pattude eest ja oma suguvõsa pattude eest ja sellist asja ei ole olemas, sest et iga hing on isiksus ja iga hing vastutab oma tegude eest ise. Aga mis puutub pattu, siis inimese eostamine ja sünd, see ei ole patt, sest et Jumal on olendid sellisena loonud, et need olendid saavad just nimelt sellise kogemuse, mille kaudu siis jätkata inimsugu. Aga kõige suurem patt on elada miinuses ja valida kogu aeg seda negatiivsust. Ükskõik, mis selle taga siis on, et kas selle taga on kurjus või petmine või varastamine, valetamine, madal enesehinnang, see on see, kui sa valid miinuspoole. See on see, mis on tegelik patt. Aga kui sa elad Jumala seaduste järgi, jälgid 10 käsku, see, mis algselt looja inimkonnale andis, siis pattu langemist ei ole. Just.
Kas on selle Aadama ja Eva loos veel midagi, mis oleks oluline jagada või mõista meil tänapäeva inimestel? Võib-olla oluline on see, et aru saada, et Aadam ja Eva ei olnud esimesed inimesed. Nad tulid seda inimrassi, selleks ajaks olid juba, algselt oli üldse 6 erinevat rassi, et nad tulid seda inimsugu tulid parandama läbi selle DNA. Kosmoses lihtsalt on niimoodi ette nähtud, et kuna meil on eksperimentaalplaneet ja selle eksperimendi käigus neid erinevaid tsivilisatsioone, me teame Lemuuriat ja veel mingisuguseid siin enne seda, kui Urantias on kõik need kirjas, keda see huvitab rohkem, võib sealt lugeda, siis mingil hetkel, kui elukandjad on siis need, kes korraldavad elu planeetidel, kui otsiti välja just nimelt siis ahvidest, üks ahvipaar, emane ja isane, kuhu siis pandi sisse selle inimolendi ehk siis DNA ehk siis hing. Kui loomadel on 5 tšakrat, siis inimesel on 7 tšakrat ehk siis on veel ka 6 ja 7. 6 on teadvus ja 7 on siis see, kes võtab vastu informatsiooni kosmosest. Et need tšakrad puuduvad loomadel. Loomadel on küll intuitsioon ja on ka teadvus, kõigel on teadvus. Aga just nimelt konkreetselt see hinge sisestamine ja hing töötab siis läbi 4., 5., 6., 7. tšakra. Et siis see inimrassi algus saab sellest 2 ahvist, kes siis sündisid õde ja vend Adon ja Fonte. Et nemad on siis need nagu esimesed inimesed, keda loetakse. Ja kuna nemad said siis selle uue DNA, mis pandi läbi elukandjate nendele ahvidele sisse, siis nemad juba tajus, et nad ei ole see loomakari, vaid ja nad kunagi eraldasid. Me kunagi isegi rääkisime mingisuguses podcastis sellest. Ja lihtsalt nendele anti aega 500 000 aastat arenemiseks ja siis tuli siia planetaarne komisjon, kes siis hakkas juba inimesed nimetasid siis tol aega neid jumalateks, nad tulidki lennumasinatega ja siis hakati arendama seda inimkonda. Ehk siis inimkonna evolutsioon toimub läbi DNA muutmise. Mitte midagi ei toimu lihtsalt niimoodi, et juhuslike valikutega iseeneslikult sellist asja ei ole, et kõik on väga teadlik ja kõik on juhitud. Just, et seda ju teadlased ka siiamaani, kui sellesse nagu just teadusliku poole pealt minna ja uurida, vaadata, et siis ongi, et teadlased ka ütlevad, et mingil hetkel teatud inimesed või nii-öelda siis need ahvid, eks ole, et nad lihtsalt otsustasid järsku, et nad tahavad liikuda kas ühele poole või teisele poole, eks ole, et kuidas on toimunud ka kõik erinevad need liikumised siin ja kuidas siis kogu see rasside tekke on teinud, et seal on kindlasti ka oma nagu selline baas, et ongi, et kui sa lähed külmemala alale, siis seal jäävad ellu need, kellel on parem karvkatte ja kui lähevad sinna kõrbesse elama, eks ole, et siis need, kes kohanevad paremini vähema veekogusega, et see kõik kindlasti nagu mõjutab pikemas perspektiivis, aga see, et on algselt, kas nahavärvus muutub, silmavärvus muutub või siis ütleme, et ongi, tekivad need erinevad rassid, et siis see on ikkagi juhitud, see on kontrollitud. Mingil hetkel, kui inimesed õppisid ka tööriistu kasutama, tuld tegema, eks ole, et see ei olnud nagu siis selline ise tekkeline, vaid ikkagi see on toodud juhitud teatud etappidena on tulnud siia teatud informatsioon, teatud eeskujud. Ja see on selline puuduv lüli siis, kus võib-olla jah, teadluse poole pealt öeldakse, et lihtsalt keegi võttis pähe, et hakkasime katsetama. Liiutan ratta. Jah, et hakkan proovima ja teen, aga tegelikult, eks ole, et kui me teame, et inimene, täna on ka teadusega kinnitatud, et inimene ei mõtle mitte ühtegi uut mõtet või et sul need mõtted ei teki peas, vaid sa oled justkui nagu see raadio, mis võtab neid kanaleid vastu, et siis ongi selgitatav sellega, et seal on erinevad programmid, mida nad siis nii-öelda said, mille järgi on siis see areng ka sedapidi nii-öelda toimunud. No kui me vaatame täna inimese arengut, siis meil tuleb ju nüüd ka uus rass inimesi peale
ja see uus rass tähendabki seda, et nad on kõrgemalt arenenud, nad on uute programmidega, nad tulevad 6., 7. dimensioonist ja nendel on juba uued programmid, nad sünnivad uute programmidega. Et kogu see evolutsioon on juhitud ikkagi läbi programmide. Et ütleme, kui me toome sellise tavalise lihtsa näiteks, et keegi ei mõtle välja mobiiltelefoni selles mõttes, et ta lihtsalt mõtleb välja, vaid need on ikkagi jagatud tehnoloogiad. Küsimus on see, kellele jagatakse neid ja mis eesmärgiga. Aga kogu areng ja täna ka inimene, kui inimesed tahavad areneda, siis see ei toimu ju iseeneslikult. Et iseenesest ei toimu absoluutselt mitte midagi. Sul peab olema mingisugune allikas, kus sa saad teadmisi, sul peab olema õpetaja, kes sulle jagab, kes on seotud kõrgemate allikatega. Et evolutsioon toimub ainult läbi kõrgema teadvuse. Ja läbi uute kõrgemate programmide, et iseeneslikult need programmid siin maal ei teki, neid tuuakse siia maale. Jah, ma mõtlen, kui sa mõtled näiteks looma peale, eks ole, et peab olema keegi kõrgema teadvusega, kes õpetab talle käppa andma, istuma, et ta on muidu metsik loom, eks ole, et jah, tal on teatud instinkt, ta mingil hetkel võib-olla iseseisvalt õpib nagu mingeid kausse ümber ajama ja saab oma toidu kätte, aga ütleme, et sellist enesedistsipliini ja võib-olla eneseregulatsiooni ta õpib ikkagi läbi selle, et on keegi, kes juhendab, kes mõistab tema, kes on temast kõrgem, kes juhib teda, kes treenib teda ja siis ta on võimeline, eks ole, kui vaadata kas või loomade agiilsusvõistlusi, eks ole, et mida kõik on võimelised need koerad seal tegema, eks ole, et iseseisvalt ta ei teeks seda, tal poleks vaja seda, aga et on keegi kuskilt kõrgem, kes siis suunab, juhendab ja kasutab sinu seda maksimaalset potentsiaali. Ja teine võib-olla nüanss on, korraks tahtsin ikkagi selle ka sisse tuua, et minu jaoks oli alati küsimus see, et kui inimene nii-öelda tuli kahvist, et see on kinnitatud, aga et siis miks siiamaani ükski ahv või gorilla või tšimpansid, et miks nad siis nagu ei arene sellisel tasemel edasi, et isegi kui sa täna terve elu tegeled selle ahviga, et ta ikkagi temast ei saa inimest, eks ole. Isegi aastatuhandete välkel, tema lapsed on ikkagi ahvid. Et me ei näe täna ühtegi sellist pooleli arenenud ahvi kuskil, kes on siis seal kas või näiteks neandertaalase tasemel või mis iganes. Et see on ikkagi toimunud nagu suurte astmetega edasi ja need on need loomad, kellele ei antud seda geeni, nad näidki loomadeks, nad jäidki ahvideks, eks ole. Ja just nimelt, et konkreetselt toodi sellele ahvipaarile, toodi sisse see DNA, see informatsioon ja tänu sellele hakkas arenema inimene. Jah, alguses oli neid Adon ja Fonte ja pärast nende lastest niimoodi hakkas kasvama, aga inimese evolutsioon on olnud 1 000 000 aastat ja kusjuures sellest 1 000 000 aastast 500 000 arenes inimkond ilma vahele sekkumata. Et nii, kuidas nad ise arenesid, nii, kuidas nad ise rändasid, nii palju, kui nad ise oskasid. Ja siis tuli siia planetaarne komisjon, kes õpetas juba siin erinevalt vilja kasvatama, tööriistu kasutama, loomi pidama ja nii edasi. Et sinnamaani olid ikkagi kõik ju täielikult metsikud inimesed, et sellist iseeneslikku kõrgemat arengut evolutsiooniliselt ei toimu. Ikkagi jõuame selleni, et tuuakse sisse programmid. Nii kui praegult hakkab sündima uus rass, uue rassi esindajad, siis nendel on juba alla laetud uued programmid, sest et vanemad ei saa anda neile seda. Et täna sünnivad targad lapsed, kes mäletavad oma eelmiseid elusid, kellel on juba side peenmaailmaga hoopis teistsugune, et neil ongi uued programmid. On kõrgemalt arenenud, käituvad teistmoodi. Just. Kas on veel lõpetuseks midagi, mida oleks vaja öelda? Et need inimesed, keda kõik need teemad huvitavad, siis meil on sügisel algamas septembris uus baastaseme kursus. Et te olete oodatud meie baastaseme kursusele ja kui te leiate, et areng teaduskeskuses on just nimelt see, mida te olete oma elus otsinud, kui te tahate teadlikult juhtida oma arengut, oma teadvuse laienemist, siis te olete oodatud meie
Teaduse Laiendamise Akadeemiasse. aitäh kuulamast! aitäh teile!